toetavat abikaasat Angelat söömas oli just ekraanil ja teised pealtvaatajad ka. Aga meil siis vastamisi FC Centurion ja FC Loo enne seda kohtumist võistkonnad on punased, valged, sinised ja koosseisus number 12 juba mainitud Ladislav Cvetkov. Vaatame kohe esimesed puuted Michael Lilanderilt ja pall on väravas. Vaid 19 sekundit läks vaja selleks, et 3 kohtumist, aga nendest siis pärast seda, kui oleme ka kohtunikud ette lugenud. Kohtunikud on Jagnar Jakobson ja Ainar Kuusk. Ja taas pall väravas 2-0 väga kiirelt siin vähem kui 2 minutiga 2 väravat ja nüüd võtakse Algar Tšumadilli. Narva United võitis selle karikavõistluste veerandfinaali tulemusega 6-2 ja nüüd see on nüüd punane peaks isegi vist olema. Just täpselt, kõik on meelega mängitud väljaspool punane. Hästi, Hans Talgresel võtab palli vahelt ja saavad ülekaalu nüüd mehed paika panna. Tuleb ka Ladislav Cvetkov. Ja oi kui lihtsalt see pall lüüakse väravasse ja Raido Luharg oma väravasse. Oi kui hästi nüüd võtab ette, näitab Michael Lilander, mida ta oskab ja kas tuleb teine ka veel. Oi, latis käib ära. Väravat ei ole, aga latt on, nii et on saanud Michael Lilander siia. Need meeskonnad, kes on siis tabelis 3 parema hulgas. Nii loo nüüd ja kas tuleb? Esimene tuleb jalgade. On. Pall on väravas. Fikseeritakse see värav ära, nii et ja vaatavadki videost üle, et ka tundub, et vähemalt värav või joone. Ei. See pall ei ole väravas. Kuigi jah, kohtunikud peavad sellest kindlust saama ja siin on see ei ole, ütleb mina, aga kes mina olen selle kasuks? Mida otsustavad kohtunikud? Värav ei loe. Nii ta on. Palli mängu panna hoopis Centurioni mängijad, aga jah. Centurion mängib praegu tulega. Taas kord. Ja nüüd. Kas tuleb esimene? Tuleb! Erik Elenurm vahendab vahe 1-3 peale. 18 sekundit enne. Ja täna siis mängib Centurioni eest oma esimest kohtumist. Näete juba järgmist mängu siin, mida juba mainitud oodatakse. Joo, mida tõrjet, väga tubli. Käiakse mingit käike, aga teooria ei tea, et selline asi on olemas. Ja ei saa nüüd väravasse seda palli. Korra esimesel poolel Martin Rakita sai, aga näitab ka, et hea sööt. Aga see kord Cvetkov ikka nii palju segas, et võitis 4-3 Atlantikut ja need 3 võidukat meeskonda on ka tabelis praegu esimesel, teisel ja 3. kohal ja nende selja taga ühtselt Centurion. Nii, kes praegu kas löövad veel? Ei saa siis. Lasti 1 värav tagasi. Kas see pall läheb läbi? Läheb ja hästi seal. Sepp jõuab segama. Jah, et kuna punane kaart, siis järgmises mängus on vaja ka väravaht. Ja lool väravaht ja ei saa seda palli suunata. Nii, pall jääb jalgadesse. Loo saab kätte ja nüüd on lool 3-3 rünnak, aga lööki. Ja 3. viga nii kiirelt. 19, siin on kaardi koht ka, jah. Palju vilesid, see tähendab, et kaart tuleb. Ja tuletab meelde viimased 2 minutit. Nii, nüüd on 3-2 rünnaku kohta. Sööna sööta lööra. Ei veel söötu ja pall läheb latis, käib ära ja veel ja nüüd on kaitsjad ees, aga rünnak jätkub. 3. katse. Loo tahab oma teist kätte saada, aga seni veel ei ole tulnud ja on ja Mauro Sangelias ka kehitab käsi seal. Ja ei saa 3-3 ja küsitakse ka, kuidas viga ei ole, ei. Kuidas seda ära ei realiseerita, Cvetkov tubli. 3-2 esimese poole ja 3-1 ja kogu kohtumise 3-2 FC Centurion võidab, aga au mõlemale meeskonnale. Oli hea mäng ja FC Centurion jagab taas kord otsekompaniiga 15 punktiga.